taga ja kõik, mis taheti müüa, saadeti siis sinna Sitre sadamasse. Loomulikult varustati Tallinna linna põletuspuud. Viinavabrikust tulid jämedad turud, mida mööda jooksis praak. Iga härg olevat saanud päevas 6 ämbritäit praaka ja nad olid kogu see aeg õnnelikud, sellepärast et see praak sisaldas alkoholi ja see oli see stressivaba liha. Väidetavalt see tuleb rahva jutust ja legendist välja, see kange alkohol jooksis sinna Kolga jõkke. Ja nüüd hakkas meestel kiire, kes oli kaval, ühesõnaga, kes mida kätte sai, kes sai ämbri, kes sai toobid, seda viina maisist, see on väga huvitav, et miks maisist, aga jah, et maisikoormat kui palju. Ja, aga pärast hiljem nõuka ajal siis kartulist, eks ole. Maja ongi nii madal, kuna ta on algselt ehitatud ühekorruseliseks. Et muidu oleks ju nagu idee poole, sa tuled sisse ja see aula on maa ilmatu kõrge, aga meil on see lagi küllaltki madal. Üks oli kõige parem töötegija ja teine oli laisk. Vaat sellest sambast tuleb ütlemine Harju keskmine. Inimesed küsivadki minu käest, ma saan aru, miks see laisk, aga miks see kõige parem, vaata, mitte kunagi ei tasu olla see laisk ega see pugeja. Et kui sa oled keskmine, sind ei panda tähele ja sind ei müürita elusalt sisse. Et siit läheb nüüd lift, aga see on see lift number 11, 2 jalgajad võpist üles. Siin on iga tohutu pärinooline töö. Oi. Ja. Männik. Aga kellele ta praegu kuulub tegelikult? Üks Soome talupoja. Kas Stenbock, kes seda päris? Soomlane päris selle. No ta on mingisugune järeltulija. Haapsalus on oma valge taag. Kui sa tuled kuuvalged täiskuuga mõisaväljast läbi ja vaatad nendesse akendesse, siia ilmub täiesti niimoodi elusuuruses tüdruku siluett, valgelt leidis tüdruk, hoiab käes siis küünla jalga 5 põleva küünlaga ja tihti sa näed just seda vilksatust. Nüüd praegu, kui te tulete sealt esimesest ja vaatate läbi kogu peahoone, mis te arvate, kui pikk meie peahoone on? 60 meetrit on täpselt õige vastus. See tuleb nii harva, lapsed pakuvad siin 1000 lausa. Praegu te näete hästi koledat ruumi, eks ole. Kuna siin 1960-70 olid siis inimeste korterid, kolhoosi, kes tulid sovhoosi tööle, nad said ju korterid siit samasest mõisa peahoonest, valitsejamajast, viinavabrikust ja see on tüüpiline ühe pere korter, kus me praegu oleme. See vana, kelle pilt seal on, vaat see on need Karl Magnus Stenbock, kes on hästi tuntud just oma
üleloomelike võimete poolest, kui kogu Stenbockide suguvõsa oli nagu neetud, sellepärast et siin kolgas oli tohutult neid kummitusi, mida ma täna ei jõua teile kõiki rääkida, siis tema ise oma eluajal oli üleloomulike võimetega. Näiteks kui ta siin Kolga mõisas vana mehena 1800 lõpp suures kiiktuulis tuppus, siis samal ajahetkel vestles ta oma tütardega nii Kiiu kui Kõnnu mõisas, et tal oli võime olla ühel samal ajal mitmes kohas. Ja ta meile lubanud, kusjuures ta peab seda lubadust, kui te tulete allee poolt, sealt nüüd, kus tuleb Kolga mõisa allee lõuna poolt ja näete seal üle 2 meetri mees sellise halli habemega, kannab musta-punase rõudulist flanellsärki, siis teadki, et see on Karl Magnus. Mina näiteks 2 nädalat tagasi temaga rääkisin, ta on täiesti reaalselt olemas, hästi mõnus mees. Siit sees läks siis selline sooja õhusüsteem ja see õhk aina tiirles ja mõisa on just mäletatud ja hästi sooja mõisana. On näinud mees, siis ta hammustab ja see mees sureb täpselt aasta pärast ära. Ja ei tasu siin naerda midagi, et tegelikult niimoodi on juhtunud, seal on 64 nime, kes on surnud, kuna see tüdruk on hammustanud ja kuna ta on nagu täiesti tavaline inimene, kes on juba võib-olla hetkel meie hulgas või tuleb teile õue peal vastu, hambad kätte ja aasta pärast võttu. Et iga punapäise tüdrukuga Kolga mõisas ei tasu kaasa kus sa saad. Aga kõik inimesed ei näe kummitusi. Kas teie praegu nägite seda? Ei näinud. Et see oleneb teist endist, kas teil on neid üleloomulikke võimeid või te olete midagi rühmanud juba, eks ole. Aga ma võin ka südame rahustuseks öelda seda, et need viimased 300 aastat, mis mina siin olen elanud, mina ei ole ka kedagi näinud, te võite jumalast rahulikult olla. Nurkades tekitavadki hirmu ja imelikke hääli ja... Selle maja teine korrus. Ja siit me tavaliselt alustame, siit me lõpetame. Lõpetuseks loeme üle kogu rahva, et kõik sama palju läheks välja ja mitte vähem ega ka rohkem. Minust on osa kadunud. Ei ole rohkem. Ta on külm on. Kuulge, palun, mis monogramm see on siin? See on Karl Magnus Stenbock, C, M ja S. C, jah. M, S. See pits. See muidu pits. On juba tõesti inimeste tervise huvi tarvitanud, et seda on tõesti küll. Need on üle kolmad, mõlemad nurkadesse kaustas. Mina